tere hommikust ja ilusat vlogi algust teile. Käes on esmaspäev ja mega pime on. Nagu vihma sajab. Ja niisugune tunne, et käes on sügis kohe. It's crazy. Aga tegelikult ongi nii, et see vlog on siis viimane suvenädal. Mitte, et väga suvine ilm oleks ja mitte, et mul väga palju suviseid plaane oleks. Aga mis ma mõtlesin selle vlogiga on siis see, et see on siis viimane puhkenädal mul. Vaatame, mida ma kõike korda saan viia. Ja see nädal siis on ka viimane nädal, et ette valmistada Free Flow uueks hooajaks. Ja eile oli pühapäev. Ma käisin ja olin seal mitu tundi. Pakkisin asju lahti, tegin lepinguid, ühesõnaga väga palju on seal veel teha. Et ma võtan teid selle nädalal kaasa. Üritan teile näidata nii palju behind the scenes, kui ma vähegi saan. Ja kui ma vähegi nagu suudan, nagu et seal on, vaata, lahtipakkimisega on see keeruline, et kuidas ma panen kaamera, nagu et ma võtan kasti ühest kohast, viin teise kohta, aga pakin lahti nagu mitmes erinevas kohta, et nagu pole mõtet teha 1 sekundilist kaadrit, kus ma võtan ühe asja välja ja siis viin selle kuskile, ma ei tea, või noh, aga peale kuidagi välja mõtlema, kuidas ma teile näitan seda. Ma ei ole siin viimased paar päeva vloginud, mis on olnud tegelikult väga tore ja vajalik. Natukene siin üritan mõelda enda jaoks asju selgemaks, et aru saada, mida ma päriselt elult tahan. Mitte seda, mida ühiskond ootab minult, vaid seda, mida mina tahan. See on olnud päris keeruline. Ma lihtsalt tunnen, et see kogus halba, mis ma olen saanud selle aasta jooksul ja mida ma olen tundnud terve elu, kuidas mul on haiget tehtud. See on sealmaal, kus ma panin reaalselt kirja endale, mitu inimest mulle on elu jooksul haiget teinud. Ja see nimekiri oli liiga pikk. Ja siis ma mõtlesin, et kas asi on minus, et kas mina reageerin kuidagi valesti, kas ma võtan asju valesti, kas ma olen liiga emotsionaalne. Kindlasti. Aga kui ma mõtlesin tagasi nendele tegudele, siis ma olin mingi, aga no person should tolerate that bullshit, you know? Ja see oli minu jaoks veits nagu wake up call, et ma olen lasknud aastaid endaga niimoodi käituda. Keegi peab lõpuks need ohjad enda kätte võtma ja kes saaks meie eest veel paremini hoolt kanda kui meie ise. Ja ma otsustasin, et nüüd on aeg ennast täielikult esikohale seada. Esiteks ma tõmbasin endale alla. Ma olen seda Instagramis näinud. Mulle tundus, et võiks seda lõpuks teha. Selline äpp nagu Finch. Et siis on selline self-care äpp, kus sa siis ehitad nagu niisugust väikest linnukest. Mul on alles esimene päev. Katsetame, proovime. Täna, meil on esmaspäev. Ma lähen hetkel Bachata stuudiosse. See nädal ma siis annan viimased eratunde seal. Ja siis ma lähengi Free Flow'sse ja lihtsalt tegeleme seal täna. Mul tegelikult pidi olema Empire'i proov, aga kuna meie suure showprogrammi esikas, selle tähtaeg lükkus edasi, siis meil on nüüd natuke rohkem aega, eks me ei pea nii palju kiirustama, mistõttu ka me ei pea mingeid niisuguseid proove tegema, kus on inimesegi puudu, nii et selles mõttes täna jääb vahele, sest me oleme praegu teinud päris palju proove järjest. Nii et jah, ma saan täna lihtsalt olla Free Flow's ja koristada ja kolida. Ma tellinud takso, sest et I am not walking with this weather. Welcome home. Let's go. This one make it nice. No nii, hakkab pihta. Teate, ma mõtlesin, et ma teeksin teile pulli pärast väikse room touri, et näete, mis seisus need hetkel on. Vaatame, mis siin pühapäevaks saanud on. Kõik on väga sellises ehitusjärgus. Ja ma usun, et me saame nii palju asju korda, kui meil on vaja. Aga teeme siis room touri ja siis pühapäev näete full selle. Nii, tuleme siit sisse. Nii, lähme siis juba siia poole. Siin on meil riietusruumid. Riietusruumid on meil siis sellised. Siin on praegu palju kola. Oota! Me otsisime ühtesi torusi, aga need ei ole need vist. Siis siin on teine changing room. Appi. Siin olen mina.
see on rohkem paigas. Siin on siis need meigilauakesed, vetsud. Me mõtleme veel, kuidas me selle olukorra lahendame, et inimesed saaksid just duši ilma, et keegi vaataks neid. Vot nii, siis siin on kapid, et saate kappidest asjad ette, eks ju. Nii, siis siin on administratsioon. Selle värvime valgeks. Siin on siis adminid, päris suurt kapid. Siia tuleb meil kunagi siis puhkeala pluss köök, aga see ilmselt ei saa kohe valmis, see võtab aega. Aga see on meie algne plaan siis. Siis ma täpselt veel ei ole kindel, kuidas siin oli, aga üks versioon on selline, et siia tuleb ainult massaažituba ja siis siia muusikatuba, aga võib-olla nad lähevad kokku. Not sure yet. Siin on koristajatuba. Võt nii. Ja siis, kui me kõnnime siit edasi, issand, ma enam ei mäleta, mis siin oli. Siin on, ma ei mäleta, mis siia tuleb. Siin on, issand, aga mis see on? Issand, oota, ma käin esimest korda siin. Vist. Okei, ma pean küsima, mis tuba see on ja mis tuba see on. Okei, pärast küsin. Läheme siis tantsuruumide juurde. Või tähendab, siin on meil siis puhkeala vol 2. Ja siin on meie saal number 1 ja 2. Seal on Aki. Ma blogin. Nii, see on veel väga ehitusjärgus. Täpselt nädala pärast ma peaksin tantsima õpilastega. Ehk siis näis. No, parem oleks, et saab. Jah, vaat siin oli niisugune selline küsimus meil, et mida teha selle seinaga, et siin oli tegelikult see sein ees, aga me tahtsime päikest, nii et see tuba on siis koos aknaga. Vot niimoodi. Ja see on kõige suurem ruum nendest. Siin on väga palju ruumi. Tuba number 3. Siin toimub siis minu hiilsitunnid. Vot, siis siin taga, tuleme siit, on ladu, kus me saame siis hoiustada asju. Siin on praegu ma vaikselt pakin kõike lahti. Vot, ja siis kontor on vapše siin üldse. Niimoodi, et sa kõnnid siit niimoodi. Tütta. Ja siis kontor Alfi on siin. Siin niimoodi. Siia tuleb üks niisugune maalimistuba pluss muusikatuba ja siis siit trepist ülesse. Siit me kõnnime siit tutta. Siin trepist üleval on siis köök. Kohe neid puudele. Näete, siin on see köögikene. Siia tuleb meil laud ja siis siia on üks kontoriosa veel. Kontoriosa. Ja kui me kõnnime alla tagasi, siin on siis õpetajate ala ja siis kontor on seal. Kell on 7 ja on aeg näidata, mida me täna teha jõudsime ja siis niimoodi vast lähme. Ühesõnaga, väga palju ei jõudnud täna, aga jõudsin küll tegelikult, mida ma olen. Nii. Tõin padjad ära, siin läheb puhastuseks, nagu näha, see on must. Oot, selle pidi tooma nüüd üks päev. Väga hea. Nii, padjad tein. Siis siin natukene kola. Tõime ära printeri, tõin lõpuks ära. Nii, me vaatame edasi. Köögis ei ole väga midagi muutunud. Praegu saabusid mingid ehitajad siia ja nad hakkavad siin õhtul tegema asju. Nii et saale mul ei ole mõtet näidata, neid väga ei ole veel. Nojah, kõik on sama. Nii, aga ma ei tea, kas te nüüd näete vahet. Ma üritan, see on see minu plats. Et no, ütleme nii, et kaste on vähem, aga jah, siin on vaja süsteemi. Nii et ma iga päev siin nüüd nokitsen. Aga ma ei tea, kas teile tundub visuaalselt, et on vähem asju või? Ma ei tea, mulle ei tundu. Eile, kui ma lõpetasin Free-Flows, siis ma kõndisin samamoodi koju. Ja nagu nii mõnus on, nagu ma kõnnin mingi 15 minutit äkki või? Ja ma otsa tee läbi Telliskivi. Ideaalne. Et nagu, nüüd ma mõtlen, et see vanalinn ei ole ka nüüd nii kaugel, aga lihtsalt see, et ma peaksin seal käima niimoodi, ei vitsi, aga praegu ma kõnnin just full otsa. Ehk siis ülinais. Aga ma üritan olla mitte meeste vihka. Trust me, I'm trying. Aga lihtsalt I can't. Täna näiteks siis ma enne ei jõudnud sellest rääkida. No oli korralik padukas. Ja võtsin siis takso, et minna Bachata studiosse.
ja no see on nagu niimoodi, et see Bachata stuudio on niimoodi, et seal pead eraldi sisse sõitma lõpu välja, kuni siis lõpus on see uks. Ja vihma sajab ja siis see onu peatub nagu tee otsas. Ja siis ma olen mingi... Tegelikult minu punktik ei ole seal. Ja eriti veel see, et nagu küsi siis, et sa näed, et nagu õues sajab. Küsi, kas viin lähemale, kus see uks täpsemalt on. Where is the gentleman behavior? I don't see it. Ta oli mingi mida äge siis. What happened? Ja siis, kui ma nüüd praegu kõndisin Telliskivist koju, siis poole tee peal lihtsalt mingi auto sõitis mööda mingite noortekuttidega ja siis üks vend tõmbas akna alla ja karjus. Nii. Ma ei taha seda öelda, aga väiksed lapsed pange kõrvad kinni, et ma kepin su pooleks. Ja ma olen lihtsalt mingi nii disgusting. Nagu ma paratamatult lihtsalt vaatan mehi niimoodi. Tead, kui sa sööd midagi halba ja siis su nägu läheb selliseks, see on minu tunne, kui ma vaatan mehi. Ma tean, ma tahan olla see, kes on mingi not all guys are the same, but they are. Mul oli praegu näiteks, et ma kodus mingid asju vaja remontida veits. Ja ma olen ka mingi, et siis kui mingi mees tuleb, siis ma palun. Ja need asjad seisavad. Selle asemel, et õppida ära, kuidas ise päriselt asju parandada. Nii et ilmselt seda ma ka teen varsti. Et kui mul siin natuke maha rahuneb, siis võtan need ette ja parandan kodus oma asjad ise ära. Kui te küsite, mis see oli, see kogu loodusasi, siis mul oli selline ülesanne selle linnukesega, et ma pean kuulma 10 minutit mingeid nature sounds ja siis ma arvasin, et ma pean ise otsima ja siis ma otsisin, kuulasin ära, väga mõnus oli ja siis tegelikult äpis oli olemas see koht. Mida ma praegu olen aru saanud on see, et ega enamus sisuloojad, mitte enamus, aga palju ja eriti YouTuberid, ega keegi väga ei räägi sellest maailmast, see dating world ja kõik see, paljud räägivad, kõik on mingi oh my god, it's private. See on täiesti fine. Aga mul on nii palju öelda seda, et miks sa nagu räägid kõigest. Et sa ei pea kõigest rääkima. Ma olen nagu, but I want you. Et nagu ma isiklikult ei tunne seda piiri, et ma saan aru, ma panen avalikus ette kogu selle enda isikliku elu, aga do I care? No. Kui ma tahan teiega jagada, et ma käisin date'il, siis ma jagan seda. Kui ma tahan teiega jagada seda, et ma ei tea, mulle kirjutas mingi inimene, siis ma ütlen seda, et nagu ma ei tunne, et ma pean nüüd käituma mingite reeglite järgi, et privaatse elu sa pead hoidma nagu eraldi. Ei pea. Kui ma ei taha. Nii et mis iganes need tarokaardid ütlesid, et you're gonna find your soulmate. I did. Me. I'm my soulmate. Ja see on kõige olulisem. Sa pead armastama ennast kõige rohkem. Ei ole keegi laps esikohal, ei ole keegi kallim esikohal. Loom isegi ei ole esikohal. Sina ise oled esikohal, okei? Ma olen väga elevil selle nädala pärast, sellepärast, et see on tegelikult ju mu viimane puhkuse nädal ametlikult, aga ma tunnen, et ma olen valmis minema tagasi tööle nii-öelda, et tagasi trennidesse. Ma olen valmis andma oma energiat teistele, ma olen suutnud seda siin koguda ja ma olen elevil ka selle hooaja üle, sest ikkagi uued ruumid on uus energia ja üldse tegelikult see kolimis ja ma ei tea, uue koha sisseelamisprotsess on tegelikult väga põnev. Ja mulle väga meeldib seal nokitseda, vaadata juba, kuhu miski võiks käia. Väga raske on seda praegu teha, sest see ehitus on poolele, et ma ei näe praegu visuaalselt, et kuhu mida võiks minna. Ja kõik on nii must kaavel, sest ehitus praht ja kõik. Aga we're getting there. Ma lähen teen oma skincare'i ja lähen magama. Stomme on jälle töine päev. Good morning, käes on teisipäev. Day 2. Täna on siis sellised plaanid, et ma lähen hetkel free flow'sse, askeldan seal, toimetan seal ja siis tegelikult meil on täna free flow õpetajatega koosolek. Ilmselt siis näidatakse ruume, siis on väike et sissejuhatus uueks hooajaks ja siis ma jään veel askeldama natukeseks.
ja siis ma lähen üle pika aja jälle oma kosmeetiku juurde. Ma ütleks, et mul on näonaht praegu päris heas korras. Kõik need tumedad kohad, mis te näete, on tegelikult armid, et need ei ole aktiivsed. Ma on hea meel minna üle pika aja jälle niimoodi näohooldusesse, et mul on nagu korras enam-vähem. Ja siis ma tulen koju. Siis see Finchi äpp, mis mul oli või mis iganes selle linnukese äpp oli. Ma lootsin seda, et iga päev on mul erinevad ülesanded. Aga ei, täpselt samad ülesanded, mis olid eile. Ja siis ma kustutasin ära, sest ma nagu, ma ei viitsi. Nii et kui keegi oskab mulle soovitada, mul oleks vaja lihtsalt sellist äppi, mis annaks mulle iga päev paar ülesannet, mis on erinevad, mille tema ise genereerib. Ja siis ma lihtsalt teen neid. Et nagu, ma ei tea, vaheta voodipesu, ma ei tea, loe raamatut, tee meditatsiooni, mingid niisugused asju, et erinevaid asju. Sest mulle meeldib selline nagu to-do listi laadne värk ja ma tulen ma tahan, et keegi ütleks mulle, mis ma teen. Et ma isegi ei genereeriks, ma ei tea, miks mul selline vajadus on. Siis ma ei tea, ma olin kuidagi hoos hommikul, ma tõmbasin alla kokkamise äppi, mis õpetab siis nagu kokkama. Ja see tundub täitsa tore. Aga kuna ma hommikul kuidagi ei olnud selles laines, et ma nüüd hakkan seda tegema, siis ma kogemata avasin selle nagu esimese course'i ja siis ta seletas mulle kõik lahti, ma olin mingi Pekki, ma tunnen, et ma olen üldse nii engaged praegu. Sorry, mu estonglish. Et ma pean seda tegema siis, kui mul on kunagi isu. Võt. Ma nägin eile öösel ühte geniaalset asja ja ma tahan teile seda siin ka öelda. Ühesõnaga, selline quote on siis ja it speaks volume. If the universe says no, it's because you aimed too low. Ehk siis, kui universum ütleb sulle ei, siis tähendab, et sa läksid liiga madalalt peale, nagu et sa leppisid vähemaga, kui sa oleks pidanud. Või nagu, et sa aktsepteerisid asju, mida sa oled rohkem väärt, kui seda, mida sa tahtsid. You know, if it makes sense. Ja mulle väga meeldib see mõte. Ehk siis ennem siin oli ava, enam ei ole. Oi, siin on lagi ka, ennem me panti tähele. Kuna meil on siin uuel hooajal kapid võtmetega, siis ma hakkan täna sellega tegelema. Et otsin kõik need numbrid üles. Ja siis tegelikult mul ongi aega 20 minutit ja siis hakkab koosolek. Nii ma üritan nii palju ära teha, kui ma jõuan. Ja siis vaatab edasi. Ma unustasin teile vlogida. Ühesõnaga, meil oli koosolek ära. Jõudsime natuke tööd teha. Nüüd nii mõnus, et meil on siin kohe kõrval autod. Võtan ühe Bolti ja lähen enne haldust läbi. Aga kuna ma ei jõudnud mitte midagi väga teha, siis ma arvan, et ma tulen tagasi. Ma ütlen ausalt, kui ma peaks iga päev sõitma seal Kalamaja ja Telliskivi vahel, ma läheks suluks. Ma ei saa mitte midagi aru, kuidas see sõitma peab. Ja sa üritad kaarti jälgida, siis nagu seal on need ühesuunalised tänavad ja siis sa üritad seal leida kohta, kuidas sa jõuad õigesti kuskile. Oh my god, see on praegu nii pingeline. Aga ma jõudsin kuidagi imekombel. Nii et let's go. Tänased update'id on sellised, et ega ma väga palju ei jõudnud täna teha. Lähme korra vaatame, mis meil siis overall on toimunud. See täna muutunud väga ei ole, sest siia ma väga ei jõudnud. Sinna ette ma näen praegu paigaldatakse ust. Homme hakatakse siin põrandat panema. Nii et ma näitan teile. See on meie uus põrand. Selline hele. Loodan, et siin on mugav tantsida ka. We will see. Täna oli päris palju meile, nii et ma tegelesin sellega enamuspäevast. Ja homsest ma siis hakkan nende lepingutega tegelema, et saaksid inimesed tulla nüüdsest ka koha peale tegema. Siit on veel asju eest ära läinud. Siis siia on tekkinud väike seinakene, et see tuba oleks rohkem suurem. Ühesõnaga, day 2 on tehtud. Täna ei olnud kõige edukam päev, sest nii palju asju toimus. Aga homme ma tulen siia uuesti ja siis ma olen juba pikemalt ja saan keskenduda rahulikult kõigele. Ma arvan, et nüüd on koju minna, kell on juba 8 läbi midagi. Nii et lähme koju. Tegeleme oma YouTube'iga. Ma tahaks homme täna teha see video valmis. Nii et võtame selle täna prioriteediks. Ja siis tuleb day 3. Vaadake, kus päikeseloojang. Joo, lähme kõnnime koju.
Teate, kui on üks asi, mida ma siin elus ei kannata, siis see on ebaõiglus. Ja let me get some justice ühest olukorrast, mis on siin praegu eskaleerunud. Ma mõtlesin, ma tulen koju, ma söön ja ma hakkan monteerima ja siin ma olen, kell on juba mingi 10:30 ja ma tegelesin selle olukorraga. Nii, ma ei maini nimesid, ma ei maini üritust, ma lihtsalt mainin olukorda ja näitamaks teile, kui fucked up on see situation. Nii, sain siis mina kutse, pakkumise osaleda ühel üritusel ja lavastada seal lavashow 2,5 tundi. Kuna ma ei olnud antud sellise temaatikaga üritusega varem nagu kokku puutunud, siis ma ütlesin, et see on mu esimene kord, et ma ei ole kindel, mida ma teadma peaksin. Nii, aga ma olen filme näinud sellest kategooriast või sellest. Jah, nii, ühesõnaga. Siis ta hakkas mulle pakkuma, see korraldaja. Ta saatis mulle ühe teise stuudiotantsu, mis oli siis kõhutants. Ja ütles, et ma võiksin siis midagi sellist teha. Mille peale ma siis vastasin, et kui ma lavastan midagi inimestele, kellega ma pole varem kokku puutunud, siis esiteks. Kõhutants on tehniliselt täiesti teistsugune asi. See ei ole selline, et ma õpetan igale inimesele, esiteks üldse mina õpetan ja teiseks, et ma õpetan algajatele, kes peavad umbes, 4 päevaga õppima ära. Kui sa tahad neil õpetada kõhutantsu, siis selle jaoks kulub kohe kindlasti rohkem kui 4 päeva, kui sa tahad, et see näeks laval päriselt hea välja. Kui on tegemist algajatega, siis sa lavastad asjad nii, et sa saaks teha algajad. Ja kuna mulle tundus, et ikkagi sellest ideest ei taha lahti lasta, siis ma ütlesin, et kui te soovite täpselt seda kõhutantsu asja, siis te peate päriselt uurima selle inimese käest, kes selle koreograafia lõi ja selle lavastuse. Ja siis ma veel saatsin voice'i, et see on ebaeetiline. Ma veel kirjutasin ka, et autoriõigused, seda ei tohi teha, sa ei tohi võtta kellegi teise lavastust, teost ja lihtsalt võtta, teha see samamoodi ära ja siis olla nagu happy papi. Ei, autoriõigused, moraal, eetika, kõik on siin taga. Mille peale siis muidugi mul ei vastatud midagi. Nii, siis mingi aeg läks mööda, ma olin mingi, ma pole sellest väga kuulnud midagi. Siis ise uurisin, et mis sellest saanud on, siis ta ütleb mulle, et jah, et avashow ikkagi teeb siis nüüd see naine, kes siis selle kõhutantsu tegi. Ja ma olin mingi, okei, siis ma lavastan muu osa seal. Nii, siis läks aega mööda, ma ei saanud väga mingeid vastuseid, ma olin mingi, okei, mul on vaja teada, palju inimesi seal on, mul on vaja nii palju asju teada. Ja väga selliseks nagu napisõnaliseks jäädi. Ja ma olin mingi, okei, ise nii suur üritus ja väga selline napisõnaline. Nädal enne üritust ma olen mingi, et mul ei ole ikka infot. Ja ma otsustasin kirjutada korraldajale küsida, et ma ütlesin niimoodi, hei, kuna ma pole infot saanud, siis ma eeldan, et te leidsite kellegi teise. Eeldusele, lootus, et ta mingi, et tõesti, ma olen jätnud nagu info sulgu sind, et nüüd jagan infot. Mille peale vastati mulle? Hei, jah, that's it. Juba see oli minu jaoks nagu märk sellest, et okei, see käitumine seal on väga ebaprofessionaalne. Kui sa oled juba nii pikalt teinud läbirääkimisi, siis kuidas sa jätad mind in the loop? Nagu see on lihtsalt nii ebaprofessionaalne käitumine. Ja täna siis ma just räägin Egertiga sellel teemal ja ta on mingi, kas sa ei näinud, siin on big drama. Et see sama naine, kes siis selle kõhutantsu asja pidi tegema, siis paar päeva enne üritust korraldaja ütleb talle, et neil on uus sponsor, et nad ei saa avatantsu siiski jätta, et see tuleb ära võtta, et ajaliselt ei mahu. Aga siis see naine pidi tegema veel mingid workshopid seal ja siis selle peale ütles korraldaja, et neil pole enam ajaliselt ruumi. Et ei saa. Ja jäi ära. Ja ülla tuleb üritus ja mida see kõhutantsu naine näeb? Tema teos, laval, sama point, 0 autoriõigust, 0 seda, et mingi kes selle päriselt lavastas, 0. Ja vot siinkohal I flipped out. Ma hoiatasin, ma ütlesin, et sellist asja ei tohi teha. See on lihtsalt nii vale, seal on autoriõigused taga, seal tuleb suurem draama, kui sa teed sellist asja. Ja no tuligi. Ja mu lemmik on see, et korraldaja pani siis kohe story'd, kuidas temaga on ikka valesti käitutud, et avalik laimamine, mida kõike veel, et legal action. Girl, in this case you will lose.
Ja ma kirjutasin sellele korraldajale ka kirja, et see on praegu väga ebameeldiv olukord. Isegi kui ma ei ole enam seal sees, siis nagu ma ütlesin talle, et ma hoiatasin. Ma ütlesin, et sellist asju ei tehta. Ma saan aru, et ta ei ole ilmselt varem kokku puutunud selliste asjadega, aga seda enam, kui ma sulle ütlen, et autoriõigused on taga, siis sa ei lähe lavastama sama asja. Ja mis on kõige imelisem, on ikkagi see, et Eestis on inimesi, kelle jaoks, inimesi tähendab koreograafe või lavastajaid, kelle jaoks ei ole midagi valet võtta kellegi teise kava, kellegi teise looming, kellegi teise lavastus ja lihtsalt suurel laval presenteerida seda. Ja võt, siinkohal ma olen nagu, et korraldaja peab võtma vastutust, aga ka see koreograaf, kes oli nõus üldse sellist asja tegema. Mõtlesin, et teen ikkagi ühe väikse täpsustuse siia ka, et kes ei saanud aru, mis siis täpselt toimub. Ühesõnaga, võeti ühendust lavastajaga, kelle teost sooviti kasutada, nii-öelda taas luua. Ja siis eeltöö oli juba tehtud selle koreograafi poolt, nii palju kui vähegi sai. Ja mis siis oligi see, et lepinguga viivitati ja kõik seal juba hakkas kahtlane värgid särgid. Ja põhimõtteliselt paar päeva enne ürituse algust või kogu seda nädalat, siis öeldi, et uus sponsor, kes tahab 15 minutit rääkida, avatantsu ei toimu, mille peale siis sooviti teha ühte töötuba ikkagi, et mingit tasu saada, sest sellega on juba arvestatud, mille peale rohkem ei vastatud. Ja siis oligi see, et toimus üritus ja üritusest tulid siis videod, kus oli näha, et see sama avatants on seal. Muidugi koreograaf ei olnud üks ühele, aga idee, mingid liikumised olid sarnased, et nagu sa ei tee lihtsalt sellist asja, et sa võtad kellegi teise teose. Sellist ei käi nii, et korraldaja süü on see ja ka samamoodi koreograafi, sest nagu ma olen täiesti kindel, et see ei olnud niimoodi, et korraldaja ütles koreograafile, et tee mulle avashow, ta pidi näitama inspiratsiooniks seda videot, mis tähendab seda, et sellel koreograafil ei tundnud veider lavastada mingi video järgi sarnane asi, et tema jaoks ei olnud eetiliselt vale. Et selline on meie armas väike konnatiik, et zero respect ja I hate that ja ma kirjutasin sellele kõhutantsu naisele omapoolse selle kirja, et mis olukorras mina olin ja saatsin talle ka kõik tõestusmaterjali, et ma olen seda korraldajat hoiatanud, et nii ei tehta. Muidugi see naine oli väga tänulik, ta oli mingi, mul oli täpselt seda vaja praegu, see oli nii armas, ta saatis mulle nagu voice'i, ta hääles oli see nagu see crack, vaata, et mingi, oh my god, et mul oli täpselt seda vaja, et ma hakkasin nagu nutma, et nagu täiesti crazy. Ühesõnaga, see olukord läks kontrolli alt välja. Ma mõtlesin, et ma ei räägi sellest teemast, sest ma ei saanud seda nii-öelda tööd otsa, eks ju. Aga kuna see lõppes nii inetult ja ma tunnen, et ma olin seda korraldajat hoiatanud ja pluss minul oli ka selle korraldajaga halb experience, siis ma mõtlesin, et ma ei ole vait. Ma ei pane seda avalikult nagu, YouTube on avalik, aga ma ei pane seda avalikult story'sse nimedega, ma ei maini avalikult üritus, see võib olla ükskõik mis üritus, et nagu keegi ei tea, mis üritusest ma räägin ja mis inimestest. Joon. Pailaps. Kuna see tädi ähvardab siin igast kahjunõuetega kõigile, siis kõigile, osapooltele, et siis ma tean, et ma ei olnud praegu midagi valesti, ma ei ole siin maininud üritust, nimesi, mitte midagi. Ja ta blokkis ma ära, see naine. Ma kirjutasin talle lõppu, et nagu selle asemel, et ähvardada inimesi kahjunõuetega, peaks tegelikult ikkagi võtma vastutuse. Et minu jaoks on nii obvious, et kui inimesed saavad aru tegelikult, et tegid valesti, siis vaata, mis esimene asi on, mis hakkad tegema, kui sa teed valesti, aga sa ei julge tunnistada. Hakkad kaitsma ennast. Et teised tegid valesti. Hakkad võtma seda, mida sa saad teiselt võtta. Et kui teine nii-öelda avalikult laimab, mis ei ole avalik laim, sellepärast, et nagu ta räägib nii, kuidas asjad olid, siis selle asemel, et öelda, võtta eraldi, öelda, et võta maha, räägime asjad eraldi, blokid ära, ei vasta, siis paned ise avalikult, et mingi kahjunõuded tulevad on your way. Aga ma tahtsin teile veel update'ida. Ma tahan minna ühele nõustamisele. Ma tahan minna ühe selgeltnägeja juurde ühesõnaga. Või sensitiiv. Ühesõnaga, ma lähen, tahan minna. Ma kirjusin kirja valmis. Saatsin ära. Merili Timmeri juurde. Eelmine hooaeg mäletame Freeflows kuulasime seda Timmerite podcasti ja ta väga sümpatiseeris ja ma üldse olen teda näinud niimoodi, et ta tundub väga õiget asja tegev inimene. Ja kuna mul tuttav käis ja rääkis täna oma kogemusest, siis see tundus täpselt selline asi, mida ma tahaks praegu teha.
et ta ei ole nagu kõige odavam, aga ma tunnen, et ma tahaks proovida. Ja ma tean, et on palju inimesi, kes on mingi, ta on mingi uhuvärk. Ära usu siis. Aga ma tean nii palju inimesi, nagu et üldse, kuna mina usun kõigesse sellesse, et ongi mõnel inimesel natuke rohkem antud nagu seda, et ta nagu tunnetab seda teispoolset maailma ja kõike, ma usun täiega sellesse, et siis ma usungi, et neil on ka mingid võimed, mida võib-olla tavainimesel ei ole. Ja eks need ei saagi aru, kes sellest hästi kaugel on, sest nad ei saagi aru, kuidas see loogiline on. Tere hommikust! Või vaikselt juba päevast. Käes on kolmapäev. Lotokolmapäev. Lähengi ostan lotopiletid ära. Nii, täna on meil siis plaanid sellised. Lähme hetkel Free-Flosse. Tegeleme kolimisega. Ja siis me lähme UV-show'd tegema. Nõme asi on see, et me stardime juba 17.40 ja meie esinemine on kell 11 õhtul. Siis põhimõtteliselt me oleme 8 sinna ja siis veel ootame 3 tundi, kuna see on Viljandis. Või Viljandis kuskil edasi. Meril Timmer kirjutas mulle ja pakkus mulle aja. Ja ma ilmselt siis lähen 2. september. Nii et see jääb siis järgmisesse vlogi. Ja ma olen väga elevil. Ma jõudsin kontorisse. Lähme vaatame koos üle, mis meil siin on toimunud vahepeal. Hetkel siin on suht vaikne. Enamus tööd tehakse ära õhtul, siis kui mind ei ole. No siin on nüüd midagi juurde tehtud. Täpselt ei tea, täna pidi siis hakkama põrandat panema. Loodame. Siin on mingid uksed. Neid siin eile ei olnud, need siis tulevad ilmselt siia. Siin on need ukseasjad tekkinud. Värv on seinas. Seal on tehtud midagi. Vaatame. Wow. No see on tehtud suuremaks. Äge. Siia ma näen, et on juurde tekkinud põrandala. Trellid lähevad eest ära, et ei ole sellist tunnet, et me oleme vanglas. Saate pärast näha ka before and after. Noh, ega siin midagi uut ei ole. Kõik on endist viisi. Mul ei ole siin süsteemi, aga seda ma hakkan looma alles, nii et it's gonna take some time. Sellised on siis meie tänased update'id. Vaatame siis, kas homme on põrandad maas või mitte. Loodame, et on. Ja ma tulen hetkel kontorisse, ma hakkan nüüd tegelema lepingutega. Paljud soovisid meil tegelikult teha lepingud paberi peal. Nii et kuna meil, ma ei ole siiamaani leidnud ruutrit, ma ei tea, kus see on. Ruuterit, mis iganes. Siis ma lasin printida ühe koopia ja ma lihtsalt kopeerin neid. Seda saab vähemalt teha ilma internetita. Ja siis vaatame, kes mul tänased läbi käivad ja soovivad teha. Nii et hakkame ka tööle. Merchi majandus. The cutest thing happened. Kuna ma olen praegu siin, siis ma pakkusin välja, et kelle õpilased soovivad lepinguid tuua, siis võivad tuua. Ma olen siin ja siis üks väike tüdruk tuli, andis ma lepingu, siis ma olin mingi hea, et saab järgi. Siis ma tõin selle siit nagu otsisin üles, viisin talle. Siis ta oli mingi, nii äge. Ja siis ta reaalselt keksis minema. Ta oli nagu mingi nägemist ja siis läks niimoodi. Ma olin mingi, okay, that's so cute. Okay, nii. Ütleme nii, et ma täna ei jõudnudki väga midagi suurt teha. Tegelesin merchiga. Nüüd sain merchi mõttes kõik paika. Nüüd mul on siin süsteemid, mis on väga hea. Ja homme tegeleme siis rohkem reaalselt kolimisega. Vana kooli tütris. Let's go. Oota, ma teen veel selle soundi. Imeline. Tere, lugupidamine! Nii äge seikluspark, siia peab tulema. Peale show'd väike sups ja tore. Ja ongi tehtud! Saime isegi Jyski sellised kotikesed, siin sees on ka kraami. Nii et no. Kell on 2:43. Apparently ikkagi YouTube'ist on kasu, et tänu YouTube'ile oleme saanud neid uue show'si rohkem teha, mis on väga tore. Nii et aitäh, kes te kõik kutsute meid ja me tuleme igale poole. Ma lähen nüüd ruttu magama ja hommikul tegutseme edasi.
tere hommikust, käes on neljapäev ja ma suundun siis 4. päeva järjest Free-Flow'sse. Lähme vaatame siis, mis seal toimunud on. Nagu ma õigesti aru sain, siis põrand pannakse täna, mitte eile. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Ja siis ma lähen seal kuni 5-ni ja siis ma tulen koju ja hakkan sättima ja siis me saame Kaisaga ärklis kokku ja jutustame. No nii, põrand hakkab valmima. Kuna ma pole Free-Flow's olles väga puutunud kokku nagu kliendikirjadega, sellest mõttes, et ma olen nagu tegelenud rohkem arvetega, asjadega ja olen nagu selles mõttes vastanud kliendikirjadele, aga ma pole tegelenud selle poolega, mis on siis see reaalne kliendi pool, siis see tuletab meelde neid aegu, kui ma töötasin teeninduses. Üldse mitte pahaga, aga vahepeal mõtlen, et inimesed üldse ei süvene. Lihtsalt seletage mulle loogikat. Inimene ütleb, et ta tahab tulla K-popi trenni, mis on ütleb Monday, Wednesday, 8:30. Ma ütlen, okei, sa oled registreeritud ja siis ta küsib, but what time? Sa reaalselt kirjutasid oma kirjas, et sa tahad tulla trenni, mis on 8:30. Ma ütlesin sulle, jah, sa võid tulla, siis ta küsib, aga mis kell? Okei. Ma räägin, not to be a bad person, aga lihtsalt sa ju tead, mis kell see trenn on, kui sa kirjutasid ise. Ma ei tea, mis see. Mul tuli eile õhtul meelde, et meil on nüüd ju 3 saali, aga meil on 2 saali varustus. Ja esimene asi, mis ma teadsin, mis peab muretsema, on see sama riiul. Otsisime kohe riiul üles, lasin ära tuua. See siis üks ige riiul ja ma mõtlesin, et ma proovin seda üksi kokku panna. Korraks, kes ikka alla saab. Nii et handyman is back ja panen timelapsi tööle. Ja loodetavasti see timelapse on selline, et ma panen selle supsti kokku ja ongi lõbus. Mitte see, et ma olen nagu mingi. Nii et läksime. No kuulge, ise kokku pandud, mitte midagi ei läinud valesti ja näeb väga korralik välja, nii et jäi. No ja sõb, kas teeme vlogi koos? Kiisunima, okei. Ta on nagu no cameras, hell no. Ühesõnaga, nagu te näete, olen mina ennast valmis pannud kodus. Sest tööpäev sai läbi, tulin koju, hakkasin sättima, nüüd siin ma olen OOTD. Panin täna need hallid, niisugused need, mis see nimi on? Püksid. Ei tea, mis püksid? Laiad. Ja siis valge pluus. Ma olen täiesti ära unustanud, et täna on Ärklis üks üritus, sest ma tean, et Empire peaks esinema seal. Ja siis Kaisa praegu läks ütles, et see on kinni. Et nagu ära üritus, ma olin mingi, et jaa. Ja siis ma olin mingi, et aetlem kompusse. Kompu on kinni. Nii et vaatame, et ma pikin äkki Kaisa kuskilt siit peale ja siis vaatame, otsustame, mis me teeme nüüd. Välja sõna. Viimasel hetkel oli... Kell on 1 öösel. Ma hakkasin jälle tantsima. Ma ei saa, ma olen nii elevil uue hooaja osas. Ma tunnen, et see, et ma olen saanud puhata suvel, on mind väga palju aidanud. Ja mul on nii palju inspiratsiooni. Nagu see on crazy. Ma ei jõua nagu ära teha kavasid lihtsalt, sest nagu mul on nii palju mõtteid. Ma ei tea, ma olen lihtsalt nii valmis juba uueks hooajaks. It's ridiculous. Ja Kaisaga oli väga tore. Ma alati saan kuidagi nii palju head energiat temalt ja good vibes ja inspiratsioon ja kõik, nii et temaga on alati väga tore. Ma tegelikult peaks tegema näomaski, ma pole seda mega ammu teinud. Nii et teeme ühe näomaski kuuri ja siis ma lähen magama. Milline imeilus sügise hommik. Käes on reede. Täna on tegelikult august veel. Ma suundun hetkel siis Bachata stuudiosse viimast korda.
kuna tegelikult meil on üks saal valmis, et tehniliselt saaksime sealgi eratunde teha. Ja nagunii nädalavahetusel ma ei anna hetkel eratunde. Ehk siis lähme teeme viimast korda seal ühe eratunni ja siis ma lähen Free-Flow'sse. Täna tulevad meile abilised kappi ja lihtsalt teeme suurema puhastuse ja korrastuse, mida vähegi ikka saab. Kaisa ja Anette lähevad Härklisse õhtul. Ma mõtlen, kas ma lähen või mitte, ma ei tea. Oleneb kaua mul läheb seal, oleneb kui väsin ma on. Ariana Grandel tuleb tuur. Ta reaalselt otsustas teha ainult Londonis 5 kontserti. Kas te kujutate ette, kui raske on need pileteid saada? Ma ei tea, ma panin endale kõik kirja, et mis päeval, mida, kus, kes, mis, aga tõenäosus neid pileteid saada on väga väike. Nii et good luck to me. No, see saal on ikka selline, kas siin midagi toimub? No tere, Marilis! Siin nad hakkavad tegelikult maalima. Yeah. Nii, me hakkasime nüüd pihta. Siin on minu 2 abilist. Teised abilised läksid riietepuid viima. Riietepuid, ma ei oska rääkida. Ja vaikselt siis vaatame, mis tänasest saab. See näeb praegu välja kõik selline. Vaatame siis pärast after, mis siis toimuma hakkab. Wow. Kell on kohe 9:30. Ma olen ikka siin. Nii palju toimetamist. Mul oli meile nii palju, et see võttis enamus aega. See saal juba täitub. No seda siin ennem ei olnud. Ma ei tea, mis see on. Aga ühesõnaga siia hakkavad siis homme panema põrandat ja seinu värvima. Ma näitan teile siis meie seda olgat lõpuks. No ka teine asi, ma ütleks. Siin on palju rohkem ruumi. No siia ma toome ikkagi need toolid lõpuks, ma arvan. Panime praegu lihtsalt asjad kompaktsemalt. Vaadaks see süsteemi numbrilises järjekorras lähevad. See oligi niimoodi, et see kõik on siin numbritega kastid. Siis siin on selline igapäevakola, mida on vaja. Mingid need kaunistused, dekoratsioonid ja siis siin all on pigem tehnika ja mingid karikad ja diplomid, mis alles lähevad ülesse. Et kogu see kraam siin. Ja siin ülevalased, mida me üldse ei kasuta. Noh, kuused välja arvatud, eks ju. Et parem kui enne. No siin on veel laga. Aga ikkagi ma tunnen, et süsteem on juba rohkem paigas. Ja tõime ühe sellega siia. Nii et siin nüüd ilusti lipuvad riided. Crazy, kui suured vaarikad. Oh my god, I'm in heaven. Kell on 1 öösel. Ma olen tegelikult nii läbi. Aga mingi energia minus oli, et natukene õhtul mõelda kava. Natukene fiksisin jälle mingeid asju, aga nagu suht raske niimoodi, et ei ole nagu ruumi, kus seda teha. Tegelikult õhtul ma oleks saanud, aga ma olin nii väsinud. Nii et ma ilmselt homme teen niimoodi, et ma võtan oma asjad kaasa selliselt, et ma saan seal koha peal. Mul pole küll peeglit, aga et ma saaksin koha peal mõelda kaua. Tere hommikust, käes on laupäev ja minu laupäev algab sellega, et ma lähen proovi. Meil on Semperi proov ja peale seda ma lähen siis Swiss hotelli. Mul on siis üks kinkekaart ühte sinna spaasse, nii et ma lähen sinna. Võtan sellise viimase lõgastumishetke enne uut hooaega ja peale seda ma ilmselt lähen Free-Flow'sse, sest seal on ikka veel mõnda asja teha ja ma mõtlesin, et ma kas üle natukene teen jälle midagi ja siis homme on pikk päev seal. Nii et ja ma võtsin täna asjad ka siin, et ma saaksin oma showhüppupi kavaga seal mõelda juba. Yes. Ja ma näita, mis mul siin toimub. No ühesõnaga, siin ruumis ma näen, et on seinad mingil määral värvitud. Siin ei ole, ma ei tea. Anxiety kicks in. Ralfi Kene, kas lähme vaatame siia poole ka? Tuled siia poole ka? Lähme vaatame siia poole. Nii, mida ma näen, on see, et siia on uks tekkinud. Aga seda ma ei teadnud, et see tuleb peegliluks. Aga enam-vähem on see tuba põhimõtteliselt nagu korras. Noh, nipet-täpet vaja teha. No vaatame veel.
siis see on täiesti lappes. See peab homme olema clean. Siit on kinni pandud. No siin ei toimu ka midagi. Oh my god. Ja vot see on minu kõige kriitilisem küsimus, et siin ei ole põrandat. Millal see veel tulema peaks? Homme on meil vaja esinemisele muuseid Hollywoodi. Ma tegin selline vähem kui 2 tundi tööd ja kell saab kohe varsti 7 ja ma mõtlesin, et kuna ma tean, et ma olen homme siin terve päeva, siis ma ikkagi ei tee rohkem. Küll aga, kuna täna on veel vaikne, siis ma lähen kasutan võimalust ja lähen mõtlen saalis kava lõpuni. Nii et come with me! Ja minu chill õhtu jätkub sellega, et ma teen endale iluprotseduure. Ma just värvisin kulmud ära. Ma nüüd teen näomaski. Siis ma mõtlesin, ma teen kätemaski ja that's it. Ma hakkan tegema praegu tegevust, mida ma pole teinud aastaid ja mul on seda väga piinlik tunnistada. Aga ma hakkan lugema raamatut. Ma kindlasti olen siin kuskil kunagi vlogis maininud, et tegelikult ma kunagi armastasin raamatut, kui ma olin väike. Ma käisin iga päev põhimõtteliselt raamatukogus, võtsin mingi 10 raamatut, lugesin need kõik läbi. Mul oli mingi oma obsessioon sellega, et ma pidin kõik raamatut läbi lugema. Aga siis oligi see, et mul läks silmanägemine halvaks ja siis ma tundsin natuke nagu sellist vimma raamatute vastu, et need raudselt tekitasid, kuna ma kogu aeg iga päev lugesin raamatuid. Ja siis see on sinna tahaplaani jäänud. Ma olen vahepeal siin oma täiskasvanueas üritanud seda taaselustada, aga see pole väga õnnestunud. Ja ma tean, et see päev ükskord tuleb, kus ma nagu taaselustan raamatut enda jaoks. Aga ühesõnaga, ma leidsin randomly selle raamatu. Kuidas võita sõpra ja mõjutada inimesi. Ma tean, et kõik on seda lugenud ja ma olen väga hiljaks jäänud siia rongile. Aga ma nägin seda raamatut, põhimõtteliselt keegi oli selle jätnud sinna Free Flow ruumidesse, keegi, kes selle enam töötas. Ja siis ma olin mingi, oh my god, I have to read this, sest ma tean, et see on mingi hea raamat. Nii et jah, ma hakkan nüüd siis lugema. Tere päevast, käes on pühapäev, on minu viimane vaba pühapäev, selles mõttes, et siis järgmisest pühapäevast hakkavad mul trennid pühapäevad tulema, nii et tahaks öelda, et ma naudin seda, aga ma tean, et ma lihtsalt lähen täna Free Flow'sse ja teeme seal väga pikalt viimased ettevalmistusi. Ma tahtsin minna ühele sünnipäevale täna, aga kuna ma tean, kui palju meil Free Flow's vaja teha, siis ma tahaks olla nagu niimoodi, et ma tulen ära sealt teadmisega, et kõik on korras. Nii et vaatab, ma miskipärast arvan, et ma ei jõua sinna sünnipäevale. Oh my god, hommikut ma alustame siis sellega, et Joosep jälle pisis mulle kotti ja ma olen mingi... Ma ei tea, kui mitu korda ma olen seda spordikotti juba puhastanud. Aga ma tean, et nendel hetkedel ma saan aru, et Joosep ei ole rahul. Ja no, siis ma hakkan kohe mõtlema, et kas on olnud praegu kuidagi see, et ma olen rohkem eemal olnud. On tõesti, vaata, ma olen olnud selle kolimise kõigega natuke nagu rohkem süvenenud. Ja Joosep kohe näitab oma frustratsiooni, which is totally fair. Okei, ma olen mõned tundikese siin juba toimetanud, aga ma mõtlesin, ma näitan teile. No mina ei tea, kuidas nad homseks valmis saavad, aga ühesõnaga. Peeglid pole seinas, need pidid nüüd uue info kohaselt oma hommikul. Sinna peaks jõudma ka kuidagi panna need LED-tuled. Eks näis. Nii, uue kella asjame. See läheb siis siia väiksesse saali. Siit on enamus jama ära viidud. Selle peaks täna tegema niimoodi korda, et me homme toome siia diivanid. Siin tüdrukud tassivad. Mis need ongi? Stanged. Ja ega siin toimubki praegu parketi panek. Siia tuleb meil nüüd siis see koht, kuhu inimesed hakkavad oma jalalusi panema. Siia välja poole. Noh, siin on jama. Siin on jama. Siia tuleb ka siis mingi ala teha. Ühesõnaga, siin on nii palju asju vaja teha. Ma ei tea, kus me jõuame. Aga eks näis. Tulime depoosse viimaseid lihve vaatama. Nii, selline meie saak. Kell on 23:25 ja mina hakkasin sellist riidenagi kokku panema. Good luck to me.
Nii, viimane video siis selles vlogis siin selles stuudiost niimoodi. Siia jõuti siis ära värvida kõik. Siis lähme korra siia ulgasse. Siin on ka enam-vähem parem süsteem. Okei, no tegelikult ei ole. Aga asjad on rohkem vähemaks jäänud. Panime praegu ajutiselt niimoodi. Võt, sinna tuleb tegelikult üks ala. Hommikul lähevad siis need peeglid ülesse ja siis tegeleme sellega siin homme, et adminil oleks tore. No siin on väike sein juba tekkinud. Siin on pakett. Äkki üks vee puudu, need see pannakse hommikul. Igas ruumis on nüüd olemas need logod. Ja liistud pannakse veel ja peeglid siis lähevad ikka hommikul. Teeme siis niimoodi, et kuna ma ei saanud ikkagi sellist nagu lõpptulemust teile näidata siin, kuna meil ikkagi on veel asju, mis valmivad, siis ma teen nii, et kui ma hakkan seda vlogi monteerima, siis ma teen teile kõigile eraldi sellise touri, et näitan kõike ilusti, niimoodi nagu need siis juba on. Et tõenäoliselt sel hetkel, kus ma seda monteerin, on juba stuudio rohkem valmis. Tere! Tulge sisse! Nii, ma juhatan teid siis meie Freeflow stuudiosse. Siin on ehitatud sisse meile siis jalanuuriiulid. Ehk siis inimesed saavad siia panna. Ja siia tuleb mingi hetk vaibad ja igast muud asjad, aga selleni läheb veel aega. Ma pole teile siiamaani näidanud ülemist korrust, nii et lähme korra sinna. Ja siia tulevad siis nagu vaibad siia maha, et inimesed saaksid palju siia tulla või sokkis. See läks natuke valesti. Me ei mõtle nagu backstage grande naised, nagu backstage suured naised, vaid lihtsalt see peaks olema backstage naised grande. Ühesõnaga, ja nii, sest see on lihtsalt hästi suur riietusruum. Sättimis area, roosad toolid, selline väga naiselik. Siin on vetsud, ühesõnaga kapid, jah, meil on kapisüsteemid. Ma üks päev arvasin, meil on 9 vetsu. Täiesti crazy. Ja selline näeb meie üks riietusruumidest. Ma ei tea, mis ma teile seda näidanud ei ole varem. Ja siis siia kõrvale tegelikult saladuskategorii, ma ei ütle, kes ja kus ja mis, aga siia tuleb veel kohti. Et me ei ole ainuke stuudio siin majas. Kristel juhtis tähelepanu, et siin on nagu backstage petite. Et nagu, et väiksed naised. See läks natuke valesti. Parandame selle vea. Ühesõnaga, siin on siis meie väike logokene. Ja tegelikult viimegi tulla edasi. Ma loodan, et siin ei ole kedagi. Siin on siis poiste riietusruum. Seda te olete näinud, aga ma näitan teile seda siis, kui see on natuke rohkem korras. Loodetavasti. Teine tüdrukute riietusruum, kunagi olete kindlasti näinud, et ma siin toimetasin. Oi! Miks see siin on? Ühesõnaga, see peaks veel kuskile ilustat siia õhku minema. Aga jah, siin on vaja veel natuke sättida asju. Aga vaikselt edeneb. Lähme edasi. Siin on meil karikad tekkinud, siin on meil siis teacherite sein. Ja siin on selline sinine türkis vaipud. Seega siis, vaadake nipad-näpad asju siin on ikkagi vaja veel teha ja siia ilmselt siis tuleb, ma olen mingid hiplogid asjad, võib-olla kõik telekas keegi kunagi rääkis. Ühesõnaga, see läheb meil valgeks, see jällaks. Siia tuleb adminidel ka see suurem lauake, siin niimoodi see kaarega, eks ju. Siin on kapid, et saate välisriided jätta, talvel peab hakkama siin hoidma. Siin on koristusruum, siin on meil muusikatuba, mis ei ole veel valmis, aga selles suhtes siin annab veel väga palju teha, et hubasemaks teha ja kindlasti ma arvan, et see sein ei jää siniseks. Aga siin on see väike tiiverikene, saavad siin rahulikult trenni teha ja sinna tuleb üks salajane koht, ma ei ütle veel, mis see on, aga sinna tuleb üks äge asi. Lihtsalt üks asi, mis meil siiamaani on tegemata on need LED-tuled, mis peaksid siis jooksma siit, aga me ootame veel neid niistusi. Ehk siis, kui need on käes, siis saame teha seda. Aga jah, ma ei tea, millal sinna veel tulevad need asjad, ühesõnaga see võtab ikka aega. See parkett läheb ka mingit vahetus, kuna siin on vaata niisugused puhakesed, aga see ei ole prioriteet praegu. Vot, ja siis siin on meil kõrva. See samamoodi, siis me ei ole jõudnud midagi väga siin teha. Vaikselt teeme.
aga et sinna peaks kindlasti minema sildikene ja siia tuleb diplomid ja siia tuleb kindlasti see, et mis meil see aasta toimub. Ka siin ei ole midagi väga erilist. Kellad on seina peale saadud, nagu te näete. Siin on meil siiamaani see üks suur errorik, see peegel, mis meil on puudu, oleks katki. Me tegeleme selle. Varsti saab kindlasti selle siia pekka. Ja siis läheb ka see peegel siit ära, et oleks ikkagi sama kõrged kõik. Praegu lihtsalt on niimoodi, et siin on see üks kõrgem. Oot. Ja tegelikult siin on meil siis see ladu, mille Kristjan on teinud väga ilusti korda. Nagu what the heck, vaata seda. Ma tean. She crazy. Väga tubli. Nii et ma ei ole jõudnud talle appi tulla veel, sest ma olen hindal nii palju asju, aga ma kindlasti teen seda siin varsti. Ja lähme ka ikkagi kontori õpetajate poole peale, seal on ka ikkagi toimunud nii mõndagi. Siin me tegelikult arutasime, et siia võiks tulla siis see harjutamiskoht, et see üks peegel, mis on teises saalis, võiks tulla siia. Et see oleks üli hea. Ja siin on meil siis selline lounge area ja oh my god, see diivan on the best. Ma olen siin juba uinakuid teinud. Et tõesti väga mõnus ja ma tunnen, et õpetajatel on päriselt nüüd koht, kus olla. Ja siin on minu lauakene. Üleval pole midagi muutud, tahad oma kontorit näete või? Siin on meil üks lauake. Ja siin on üks väga ilus kontoriruumikene. Vaadake, siin on üks hästi ilus kapp. Nii, kõik sisustushuvilised. Vaadake, ilus kapp on. Nagu mega ilus. Ja see tool ja see laud ja see väike niuke. Nagu minu arust ideaalne. Natuke veel tuunimist. No üldse, siin on tegelikult ikkagi väga palju veel vaja teha, aga ma tunnen, et me iga nädalaga natuke teeme. Nii et, kui sa tahad meie stuudioga liituda, siis sa võid kirjutada mulle, sa võid uurida Freeflow kodulehelt, meil on igast trenne. Nii et ja ma usun, et see stuudio tuleb väga äge. Aga kell on juba mingi, ma ei tea, veerand üks. Või noh, hakkab varsti pool üks saama. Nii et lähme koju. Nagu te näete, siis ma olen omadega jõudnud voodisse. Ja ütleme nii, kell on 2:30. Ma veel viimased asjad tegin siin telefonis praegu ära. Ja siis ma saan aru, et tegelikult on vaja see vlog kokku võttes. Ma tahan, et need 2 nädalat, mis nüüd siin on ja tuleb, et need oleks eraldi. Et esimene nädal, mis te siis praegu nägite, oli siis ettevalmistused. Ja teine nädal on siis see, kuidas läheb esimene avanädal üldse kõigega. Ma mäletan seda hetke, kus hakkas Kaisa sünnipäev ja ma olin mingi, okei, now vacation is on. Ja nüüd on järsku 1. september ja homme on trennipäev. Nagu, what? Ma olen tõesti väga elevil, ma juba ei jõua ära oodata, kes kõik mul sinna trendidesse homme tulevad. Ja minu arust mul tuli väga äge kava, nii et ma olen väga põnev, et seda kõigiga koos tantsida. Nii et aitäh, et sa vaatasid. Ma loodan, et sulle meeldis selline väike kolimisvlog või nagu isegi remondivlog või nagu ma ei tea, mis vlog see kõik siin praegu oli. Ja meie näeme järgmises vlogis. Järgmises vlogis näete, kuidas läheb Freeflow esimene nädal. Kuidas lähevad mul trennid, kuidas üldse overall, mis me seal jõuame veel teha, kuidas see välja läheb lõpuks. Noh, seda te nägite juba siit ka veits, sest ma panevad uued klipid, eks ju. Olge tublid ja näeme juba varsti. Tšau!